igasugust tegevusest on loobuda meil parem siis, kui me mõtleme selle peale, et mida me selle asemel saame teha. Ja tegelikult on ka põhjendada igasugust tegevusest loobumist parem siis, kui me ütleme, et ma ei tee seda asja, ma ei tule sinna koosolekule sellepärast, et ma praegu tegelen selle teise asjaga, et koosolekul nagunii mul ei ole seal midagi kasulikku öelda, ma kirjutan teile parem selle asja valmis, saab palju rohkem tööd tehtud. Et nii ei olegi tegelikult see asi nagu ärajätmine, vaid asendamine mõne kasulikuma ja vajalikuma ja prioriteetsema tegevusega. Või samamoodi tegelikult jällegi see asi sõltub nagu sellest, et mida teised just arvavad. Et kui te olete selline inimene, kellel tundub, et nagu aega on ja ikka teete ühte, teist, kolmandat asja, kui keegi ütleb, et on vaja teha, siis teised inimesed harjuvad sellega, mõtlevad, et mida teed, aga kui te järjekindlalt sellest nagu keeldute ja jätate mulje, et teil kogu aeg mingisugune asjalik tegevus, siis seda vähem tullakse teid tüütama igasuguse sellise võib-olla selle tühisema palve või sooviga.